lennujaamas siis ootamas kohe välja lendu selleks, et minna Berliinis vaatama ära Hegeli hauda. Hegelit ju ikka loetud on, aga kõikide nendel kordadel, mil olen Berliinis käinud, ei ole kunagi nagu leidnud päriselt aega sinna tema hauaplatsile minna. Nüüd teeme selle siis ära, nii et õige pea siit Riia lennujaamast peaks lennuk Berliini poole teele asuma. Ei tasu nüüd unustada, et tegelik eesmärk, suur eesmärk on ju veel täitmata, on käimata Hegeli haual. Aga Hegeli hauale nagu ei saa minna tühja käega. Käes peab olema raamat. Nii et üks praeguse Berliini lemmikpaiku Dussmanni kultuurikaubamaja. Kultuuri on nii palju, et selle jaoks on vaja tervet kaubamaja. Ja tõesti, see nimi on õigustatud siin Friedrichstraße jaama vahetus läheduses. Käisid nüüd jalgrattale ja igasuguse vlogimise lõputud ohud. On võimalik lihtsalt astuda teele. Berliin on väga ignorantne liiklusreeglite suhtes. Punase tulega minnakse ikkagi üle juba. Vanasti see ei olnud niivis. Mäletan 90-ndatel inimesed tegid sulle märkuse. Näiteks nüüd siin täpselt isegi ei saagi aru, kus kohast see liiklusvahend tuleb. Võimalik, et sealt ta tuleb, no vaadake. Opel Vectra. Autotööstuse ime. Ikka veel liikvel. Väga hea. Tervitas lausa. Aga tuli on punane. Ja siin on siis see Dussmanni kultuurikaubamaja. Kohe lähme sisse, filmime seal ka, jätkame filmimist. Täna on siuke filmimise tuju. Ilmselt võtab telefon kohe tühjaks ka. Kas me tõesti oleme sõnitud liikluseeskiri rikkuma? Berliinlane siin kõrval just tegi seda. Aga eks ma vajutame mingit nuppu. Kui mulle aitab, lähme üle. Ärge nii tehke. Keegi ei näinud ka, et see oli punane tuli. Tuuline ja vihmane on täna. Eile oli 13 kraadi. Ei olnud paha. Täna ka paha ei ole. Oli nii, ei ole paha. Mis on hea. Trammi alla ei tasu jääda. Kas ma filmin? Ei tea. Friedrichstraße jaamas filmisin praegu enda arust peaaegu 5 minutit raudteejaama raamatupoodi, mis oli väga hea raamatupood. 2 suurt riiulit ainult rongidest, transpordivahendite ajaloost. Tehnikat veel, teised 2 riiulit juurde. Nii et kui midagi huvitab, tahate lugeda Saksa raudtee ja transpordivahendite ajaloost, siis on väga Friedrichstraße raudteejaama raamatupood juba pakub seda. Aga see oli selline eelraamatupood. Lähme päris raamatupoodi. Ja see pood on lahti nagu südaööni. Täna on pühapäev, täna tehakse seda kell 1 lahti, just praegu. Ja natuke aega, aga näete, siin on lahti oleku ajad 24 uur 24 tunni. Jalutame siit läbi kõigepealt natukene.
loomulikult paraku ikkagi ise esmalt sean sammud ingliskeelse raamatu juurde, sest saksa keel eeldab natukene nagu aega. Aga siin siis alustame sellisest nagu ajaloo poolest ja ütleme siis nagu populaarteaduslikust poolest. See on mul alati kuidagi tähtsam. Kui palju üldse käia raamatupoes? Kõike saab tellida internetis ja enam seda, mida sa tahad. Aga siin siiski on tore seda raamatut natuke käes hoida, lehitseda. Tunda, et sa saate nagu kohe endale. Mary Beard. Kes veel teaks Roomast rohkem kui tema? Loomulikult ajakohast värki. Sugudest. Terve suur riiul. Palun. Huvitavad raamatud. Aga ma pöördun nagu natuke sellise, ütleme siis klassikalisema teema juurde. Muuseas, soovituseks siin selline väga tore äpp nagu Goodreads, mis suudab skännida umbes nii, nagu mina siin jalutan raamatuid raamaturiiulist ja märkida need ülesse. Siis jääb see kõik teile nagu meelde. Tähendab ilma, et te ise midagi meelde jätaksite. Aga hea küll, ma praegu rohkem siin ei filmi, ei sega nagu inimesi. Vaid hakkan natuke valima, mis raamat võtta kaasa siis Hegeli hauale. Üks lemmikraamatuid Reisimaa ajaloost. See on mööda pääsmatu, seda tuleb lugeda. Et julgen seda kindlasti soovitada. Aga praegu siit Tusmani kultuurikaubamajast korraks siis lõpetame. Tänav, kuhu tuleks sattuda ikkagi nagu ilusa ilmaga, mida meil praegu ei ole. Lõpuks siis on mingi vihm. Kuigi lootust on. Natuke sinist taevast, väga sinine mäega. Käes kõigub punane kott raamatutega, mis jällegi teeb inimese rõõmsaks. Ja siit Mauer parkist edasi kulgedes üks selliseid mõnusamaid teekondi, ütleme, igal sammul on kohti, kuhu sisse astuda, peatuda, ei jää nälga, ei jää jänusse ja sellist uhket arhitektuuri, mis siin on täitsa kenasti säilinud. Päris arusaadav, et seda ei ole ehitatud 60-ndatel, 70-ndatel, vaid ikkagi nagu, ütleme siis niiviisi inimlikul ajal. Ja siit vaikselt kulgeme edasi, vihma tibutab, aga õnneks raamat on kilekotis. Ei juhtu nendega midagi. Ja vaatame, siin on nüüd üks koht, mis tuleb üles leida. See on väike Weisswurst. Siganes, aga kõht on juba täis. Ei hakanud seda söögipeatust vahepeal filmima. Ühesõnaga, teekond jätkub. Hakkame jõudma sihtpunkti. Doroteastadt. Surnuaed. Kus siis peaks puhkama ka suure filosoofi Hegeli põrm. Kenasti siin müüri taga. Peaaegu märkamatult. Lahtioleku ajad ka, kella 8 on lahti. Siin. Kas ma olen õiges kohas? Mine sa tea. Siin tundub. Inimesed siin on, aga kas värav on paraku just nagu suletud. Aga seal kõrval on hoopis teine väike. Enam meil ei olegi tarvis nii uhkelt siin siseneda ja siis kõigepealt on siin Prantsuse hugenottide surnuaed.
reformeeritud Prantsuse kogukond, protestandid siis, kes siit kunagi peavarju leidsid ja siuke väike väga õdus nurgakene ootamatult kesklinnas. Aga siit läbi kõnnides peaksime jõudma siis Saksa protestantide surnuaiani. Et katsume sinna tee leida. Siin on päris rahvarohke. Ootamatult või noh, ärme nüüd liialda ka. Väike kabel. Selline veidi arusaamatu arhitektuuriline lakoonilisus. Ja üsna pahura näoga Martin Luther. Kui ta veel näeks, mis siin müüri taga toimub Berliini linnas, ma arvan, ta oleks veel palju pahuram. Ja selja taga ka, palun väga, näete, see väike mausoleum on veel endiselt tähistatud kuuliaukudega. Neid kohti jääb järjest vähemaks, kus on siis jälgi teise maailmasõja lõpufaasist. See midagi muud ei saa olla. Mis installatsioon siin on nüüd nende valgete kinnastega, seda tõesti ei tea. Aga võime korraks siia vaadata lähemale ja see kuidagi tundub mõjus. Et sellised jäljed on veel jäänud. Ja osalt ma olen absoluutselt ära unustanud, kus kohas Hegeli üsnagi tagasihoidlik haud siin oli. Ma ei ole ise siin käinudki, aga ma selle püüdsin ikkagi nagu välja vaadata. Siin taga on siis Charité haiglakompleks, peaaegu et nagu linnajagu. Kõigepealt siis hiiglaslik modernne haigla. Võiks öelda maailma arstiteaduse selliseid olulisemaid keskusi. Ja ajalooline Charité, need hooned ka kulgevad siin kuskil. Ma kujutan ette, Hegel, kui ma mäletan õigesti, siis võttis kätte ja suri ära siis, kui Berliini jõudis suurem koolera epideemia. Ja võimalik, et siin selle haigla lähedasele surnuaiale siis ka neid kooleraohvreid maeti, kuigi teadupärast siis ikkagi nii oluline mees. Ta oli siis oma kuulsuse tipul ja hinnatud ja tuntud siis nii oluline mees muidugi ei sattunud mingisse võimalikku ühishauda. Nagu näha siin on hauad, mis on hooldatud. Surmadaatumid ka. Suhteliselt hilisemad, aga siin vist korraks tuleb võtta kätte ja natukene järele mõelda. Kus me selle õige haua võiksime leida. Ja veel Hegelit leidmata siis siin ka oluline mees Karl Friedrich Schinkel. Ja kuidagi nagu itsegi teadvustanud, et tema samuti siin on. Kes ei ole kuidas öelda, kelle siin viibimine ei ole arukord on Friedrich Koch. Meditsiiniteadlane ja arst. Tema on siin Charité vahetus läheduses siis
tähistatud. Aga jah, siin väike vihje tuli Heegeli kohta. Võib-olla otsin juba praegu natuke valest kohast. Jälle ühe tuntud isiku siit leidsime. Heinrich Mann. Ei ole tema looming väga just köitnud, aga lühiromaan Professor Unrat on tõesti uhke asi ja siin siis Heinrich Manni rahupaik, mälestuspaik peamini. Aga Heegeli kohta siis natuke on siit infot ja on arvamus, et ta on üldse siis ikkagi seal reformeeritute poole peal. Mida võtta kinni. Äkki ikkagi õnnestub see hauaplats üles leida ja näete siin sellist suursugusust muidugi jagub. Ei ole tagasi hoitud. Aga nüüd on selge koht leitud. Ja siin üsna rahulik kaua monument. Fichte on saanud võimsama obeliski. Aga Hegel, see mees, kelle mõte, võiks öelda, on tõesti otseselt ju maailma ära muutnud. Paljuski sellest, mida meie kogeme ja peame elama siin läbi. Need ühiskondlikud olud ja tingimused on natuke nagu tema süü ka. Siin on siis austajad toonud mälestuseks, juudi kombe kohaselt kive ja kes teab mis asju, tütallaste ehteid, münte. Hegelit ikka peetakse meeles. Aga võiks öelda meie reisi üks eesmärk, et siit on saavutatud. Eigi tuulis ja külmas Berliinis. Selline väike viimuse rahupaik, kus ma siin natukene olen jutustanud. Ja võib öelda, et teekond on selleks korraks siis lõppenud.